võtta istet. Enne kui me tuleme sõnumi juurde, siis ühest küljest tahaks kogudust tänada, nimelt eelmine pühapäev mina olin Türi Missioni koguduses. Suur tänu eestpalvete eest, minu arvates meil läks igati korda see teenistus. Ja teine asi, enne kui me lähme edasi, võib-olla sa mõtled, et mis rahvas siin üldse koos käib? Et kes need siuksed on, kes kirikus käivad? Asi on väga lihtne. Me oleme kogenud Jumala armastust. Saanud osa sellest taevapuudutusest ja see taevapuudutus on muutnud meie elu, kui seda paari lausega kirjeldada. Nii et kui sa oled otsimas ja teel selles suunas, siis sa oled õiges kohas. Jumala ligiolu on tema koguduse keskel, seda ei ole mitte kuskil mujal selliselt, kui kirjeldada meie ühiskonda, aga Jumal on selle selliselt seadnud. Kui tulla tänase teksti juurde, enne kui me hüppame selle teksti sisse, siis sõnumi pealkiri on Kasuta taevased lahendusi. Me kõik inimestena tahame lahendusi. Ma loodan, sa ei ela nii, et ma tahaks ummikteele sattuda oma elus. Mida raskem, seda ägedam. Me kõik tahame lahendusi saada ja kui me tuleme selle tänase teksti juurde, siis see tekst on väärt ühte, kuidas ma ütleks, see filmistsenaarium. Ma ei tea, kas sa oled lugenud seda või ei ole ja selle tõttu ma loen sulle ühe paraja portsu teksti Vanast Testamendist. Võib-olla paljud ei ole kursis, selle tõttu ma loen selle ette. See on Danieli raamat, 6. peatükk. Siin on üks huvitav olukord, kus kirjeldakse Danieli seiku Danieli elust. Nimelt tema oli ühe kuninga juures pandud ametisse ja kuidagi oli nii, näiteks 4. salm kirjeldab, et Daniel oli silmapaistvam kui teised ametikandjad ja asehaldurid, sellepärast, et temas oli eriline vaim. Ja kuningas kavatses tema tõsta üle kogu kuningriigi. Nii et sa võid mõelda, et kui sina oleks Daniel olukorras, siis ja äkki satud soosingusse, mis siis juhtub? Sul tulevad palju salajasi vaenlasi. See on see, mis tema elus juhtis. Ja nüüd, mida need mehed teevad? Nad lähevad kuninga juurde ja kuula, mida nad ütlevad. Kõik kuningriigi ametkandjad. Teate, kui see tänases ühiskonnas ka kõik otsustasid, siis sa võid kindel olla, et see on täis häma. Ei ole kõik. Danieli käest ei küsinud keegi. Tal oli üsna kõrge positsioon, temast mindi mööda ja tegelikult kui see on omaette siuke mõttekoht, kui sa kuuled lauset, et kõik otsustasid, nii siis sa tead, et see on paras siuke häma, mida lihtsalt aetakse. Ja nüüd ma loen 14. salmist alates ühe parajat pikka lõigu ja püüa kaasas olla, ette kujutada, mismoodi see välja võis näha. Siis nad kostsid ja ütlesid kuninga eest, Daniel, kes on Juuda vangide hulgast, ei hooli sinust kuningas, jälle huvitav argument, ega keelust, mille sa oled kirjutanud, vaid ta palvetab 3 korda päevas oma palvet. Ja kui kuningas seda kuulis, siis oli see temale väga ebameeldiv. Põhjus on see, et ta tegi ennem seaduse või teda meelitati tegema seadust, mis ei olnud väga tark seadus. Ja see oli seotud temaga, et keegi muu ei või kellegilt ja midagi muud kummardada kui ainult teda. Väga kummalised asjad on ajaloos sündinud, me teame seda ja see lugu ka kirjeldab seda. Aga nüüd need mehed, kui see seadus oli vastu võetud, siis need mehed tormasid kuninga juurde, ütlesid kuningale, et tea kuningas, et meedlaste ja pärdlaste seaduseks on, et ühtegi kuninga antud keeldu või korraldust ei tohi muuta. Ma jääks korraks seisma. Kas sa tead, et ka tänapäeval aetakse valitsejad konksu otsa? Ei ole midagi uut päikese all, ütles kogu ja kui see täna sünnib ja minevikus on sündinud, see ikka veel sünnib. Aga selline see oli olukord. Siis kuningas andis käsu ja Daniel toodi ning visati lõvide auku. Kuningas rääkis ja ütles Danielile, sinu Jumal, keda sa lakkamata teenid, päästku sind. Siis toodi kivi ja pandi augu suule ja kuningas pitseeris selle oma pitseri sõrmusega, oma suurnike pitseri sõrmusega, et Danieli asjas ei oleks muutus. Sa võid kujuta ette, see on terve etendus, sa võid ühe filmi stsenaariumi või näidend ette kujutada, kuidas seda mängitakse läbi.
Siis läks kuningas oma paleesse ja veetis öö paastudes ega lasknud mänguriistu enese ette tuua ja tal ei olnud und. Koidu ajal, kui valgeks oli läinud, kuningas tõusis ja läks kiiresti lõvidaugu juurde. Ehk teisisõnu, Daniel visati kogu selle protsessi keskel, talle tehti üks huvitav skeem ja teda visati lõvidauku ja siis need, kes seda planeerisid, mõtlesid, et nüüd me saame ühest tegelasest lahti. See oli selline väga, ütleme, väga kokku pakitud, et mitte minna väga pikaks tekstiga, aga ma ei tea, kuidas sa vaatad seda lugu. Kui sa ise oled lugenud, kui sa kuuled seda lugu, sa võid reageerida niimoodi, et tead, see on üks hea sündmus ajaloost ja ühtpidi see on olnud ajaloos ja seda ta on. Sa võid vaadata seda, et vaat, kus on kuningal võim ja on ikka ajad olnud minevikus ja sellele loole võib läheneda väga erinevalt. Täna me läheneme sellele loole, kas keegi tahab pakkuda, mis nurga alt? Kui sa teksti kuulsid, see loogiline oleks pakkuda, et see on selline, tead palves, kuna Daniel palvetas 3 korda päevas, siis see on kindlasti seotud sellega, tegelikult ei lähene. Aga me räägime täna sellest loost lähtuvalt paastust. Siin on omad punktid, mida ma tahaks täna lühidalt esile tuua ja siin on mitu põhjust. Esiteks, kui sa veel ei tea, siis kirikul kalendri järgi on alanud paastuaeg. See algas tuhkapäeval 18. veebruaril ja üldiselt see kestab 40 päeva. Ja selle mõte on see, et see valmistab inimesi ette ülestõusmispühade jaoks ja selle ristisurma tähendust mõitma ja korraks vaatame ajalukku. See komme kui selline või see traditsioon tekkis 2. ja 4. sajandil. Aga nüüd on huvitav asi, traditsioon tekkis ja see omas sellist mõju, et näiteks kui sina oleks täna ja mina oleksime maadunud keskaega, siis see oli tol ajal ühiskondlik nähtus. Kujuta ette, kui Eesti ühiskond, kogu ühiskond on kaasas sellega, sest see on nii tähtis. Inimesed väärtustasid seda nii oluline ja võib-olla sa kirikus käia inimene, näiteks sa mõtlesid, et okei, kiriku kalendri hakkab paastuaeg siia, aga on väga palju kogudusi, kes teevad näiteks seda aasta algus. Uut aastat alustavad selliselt, et võetakse üks paastuaeg ja iseenesest pole see üldse paha. Aga miks meil pole seda olnud? Aga täna me vaatame seda natuke ja vaatame, mida Jumalal sellega ööga on. Üks hea põhjus on võib-olla see, et ma usun, et tänaseks on kõigil igasugused jõulupeod ja uue aasta peod peetud. Lehvita, kui sul tuleb alles. Eelmise aasta jõulupidu, ma tahaks suga kuhugi kaasa tulla siis. Aga enamus inimestel on see jõulupidu või uue aasta pidu tehtud ja see on unustuses. Tõenäoliselt sa isegi ei mäleta, mida sa sõid. Võib-olla mäletad, mina tegin üldse täitsa uue lükke. Mina võtsin nimelt esimest korda oma uue aasta vastu paastudes, mis tähendab seda, et ma ainult jõin vett ja alles 1. aastal, nii et kui sa küsid, millal sa eelmine aasta sõid, siis ma ütlen, et täitsa ammu sõin eelmine aasta. Aga nüüd tulles Danieli juurde. See lugu tegelikult kannab endaga kaasa ühte väga sügavat tähendust. Täna me vaatame selle sisse siis paastumise võtmes, aga ma annan sulle ühe raami, nii nagu kui sa kujutad kunstnikuna ette, kunstnik teeb ühe maali, see reeglina pannakse raami sisse, miks? Et see maal tuleks esile, et see maal kõnetaks mind ja selle väärtus on ka siis natukene teistsugune. Ma annaks mõned punktid, et sa mõistad, mis üldse on paastumine, sest inimestel on väga totaalselt erinevad arusaamisi sellest ja hea on teada, mis see siis on. Ma küsiks, mis te arvate, mis siis on paastumine? Mõned vastused võiks panna, nii raskeid küsimusi küsid, pastor. Jaa, imerohi ka väga hakkab tulema, aga mul on mõned punktid. Esimene asi on see, et paastumine on vaimulik tegemis. On igasuguse muid asju, millega seostatakse ja paastumise juurde pannakse, aga kuula, mida Jesaja 58.5 on öeldud.
Jumal ütleb nii, kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib, päev, mil inimene alandab oma hinge ja ta painutab oma pead nagu kõrkjas. Ehk teisisõnu, siin on üks huvitav mõte. Jumalale meeldib paast. Nüüd, ma ei tea, kellel teist meeldib paast, taita käega kohe. No ei meeldi eriti. Ja üks julge on, erineda on hea ja võib-olla sa mõtled, et kuhu sa asetad oma elus. Kujuta ette, kui sina oled loonud arvuti, ma ei ütle, et sa kujuta ette, et sa oled Bill Gates, satud suuruse hullustusse muidu, aga lihtne näide, kui sina oleks loonud arvuti ja seal on need restardid tulevad aeg-ajalt, siis enamus tavakasutajad ei tea üldse, miks need vaja on. Kui paljud teist teavad kui see IT-ga ei ole kursis? Me ei tea, lihtsalt see käib, see on oluline, sest selle looja, programmi looja teadis, mida see teeb ja me võiks vaimuliku paastu vaadata ka sellisena. Jumal loojana, ta teab ja vahest on endale hea ära sõnastada, teadvustada, et mida siis teeb see minu elus. Muidu me nagu eriti ei taha sellega kaasa minna, sest elada on ju mõnus. Ma loodan, et sa oled sellel lainel, elada on mõnus, toit on hea, et see on täiesti okei, see ei ole mingi vale tegevus, aga paastumine enne kõike on tegelikult vaimulik tegevus ja see eristub nälgimisest väga totaalselt. Nüüd, Piibel räägib veel huvitavaid mõtted meile. Esiteks, paastumine, kuna ta on vaimulik tegevusi, ta annab üleloomulikke tulemusi, mida millegi muuga ei saavuta. Mina olen oma pika usuelu jooksul jõudnud punkti, et on asju enda sees, mida sa ei muugi lahti muul viisil, kui ainult läbi minnes teatud paastuperioodidest. Ja see teeb midagi, mis on täiesti üleloomulik. Järgmine, mida nüüd me räägime raamist, sisu juurde me jõuame. Paastumine ei ole ka kehakaalu jälgimine, sest neid on tänases heaolu ühiskonnas piisavalt. Et kui keegi ütleb, et kuule, ma tahan mingi vöönumbri ühe korra kitsamaks saada, lahendusi on palju, siis see ei ole paastumine, vaid sa lihtsalt jälgid oma kehakaalu ja see on täiesti okei. Paastumine ei ole ka teatud vanaaegse asja uus avastamine, et nüüd tänapäeva moodne sõna on, teate mis? Detox. Täna teenitakse selle detoxiga kõva raha. Kui sa veel ei tea, guugelda, siis sa saad terve seriaali variante, mida teha, kuidas teha, üks kallim kui teine, aga see ei ole paastumine, see on lihtsalt organismi puhastamine. Muuseas, huvitav on seda jälgida, et kui sa paastud vaimse mõttega, siis kõik need aspektid on ka kehtivad. Aga see ei ole eesmärk. Paastumisega on üks huvitav asi, ta printsiibina ei aegu, ehk seda on vaja igaühele, oled sa noor või vana. Küsimus on lihtsalt, millises ajas, millise meetodiga sa seda teed, aga ta ei aegu, ehk igaühel on seda vaja. Ja Jumal oma sõnas kirjelbelt on valinud ühe tööriista ja see teeb midagi meiega, meie sees. Ja see on vahest lahus meie tunnetus, sest kui sa oled vähemalt korra oma elus paastunud, siis sa tead, see on kõike muud kui mõnus protsess, mille sisse sa astud. Kui kogu see liha karjub vastu, ütleb, et see ei ole hea, ma ei taha minna, sest me oleme nii nagu seotud selle liha ja tunde maailma külge, aga Jumal on valinud selle tööriista, et see teeb midagi. Ja viimane raam, mis ma sellele pildile joonistaks, on see, et nimelt, kui sa tead Danieli raamatat, siis Danieli paast räägib sellest, et see ei ole ainult vee peale minek. Vee peale minek on ka täiesti okei, aga paljudele, kes seda tihti ei praktiseeri veepaastu, see on liiga ränk ja Danieli paast, mis seisnes taimetoidust ja magusast kõigest sellest loobumine, siis see sobib enamusele. On väga, ma pean oma spetsialistit üle küsima, kas sobib Danieli paast, ma ei ole üldse rääkinud talle, mida ma täna räägin, kas sobib Danieli paast kõigile või on mingeid erandeid. Juhul, kui sa ei tea, siis mu naine on asjatundja selles vallas. Ja Daniel ei kutsu meid täielikult toidust loobuma, nii et see on selline raam. Nüüd, kui tulles Danieli juurde ja saada pihta, mis käivitas kogu selle protsessi tema elus. Esiteks, Daniel sattus olukorda, kus
pimeduse poolt talle seati üks lõks ja inimloogika kohaselt ta ei oleks pidanud selle välja tulema. Nüüd sa võid mõelda oma elus, milliseid lõkse on sinu ellu seatud. Teatavasti see kehtib ka tänases päevas. Ja kui huumoriga öelda, siis kurat ei ole läinud ei Kanaari saartele ega Egiptusesse puhkama, vaid meile ikka püütakse seata teatud lõkse, sellepärast et kliima poolest talle sobib see rohkem. No Eesti ei sobi väga, siuke jahedam, huumoriga öeldes. Aga pimeduse käekiri on see sama. Ja teate, mis selle käekirja mõte on? Nii nagu Daniel, ta langes lootusetusse olukorda, kus tundus justkui ei ole väljapääsu. Sind punuti seadusega nii, kuningas ei saa seda seadust muuta. Kui sa loed seda lugu, sa märkad neid aspekte, mis tekitavad sellise tunde inimesele, et anna alla. See on üks lootust olukord, sul ei ole siit võimalik pääseda. Ja tead, see on see, mida pimedus teeb, oled sa noor või vana, see kehtib täpselt samamoodi. Sa võid märgatada, kuidas sinu elus tahetatakse tekitada neid olukordi, kus 100 mõtet tuleb sulle, et see on lootusetu asi, siit sa välja ei rabele. Ja tegelikult on see vale. Daniel ei andnud alla ja see on see hea asi. Nii et see on see olukorra kirjeldus. Samas Daniel elas ka inimesena ühtne jumalakartlikku elu ja vaata, see on koht, kus me mõtleme, ma ei teadnudki, et jumalakartlik elu viib ka sellisele kohale. Ma mõtlesin, et halja loksale viib. Et kui mina elan jumalakartlikud, siis kõik asjad lähevad lepase reega. Danieli lugu ei räägi sellest. Ja kui selle sisu juurde tulla, siis on üks huvitav punkt minu jaoks see, kui sa kujutad ette, Daniel on kuninga teenistuses. Ta on tegelikult sulane seal. Ja nüüd 19 salm räägib sellest, et kui see lugu juhtub ja kuningas ka tunneb, et tema käed on seotud, et ta ei saa seda seadust muuta, siis kuningas otsustas paastuda Danieli pärast. Sellel oli üks võtmeroll kogu selles muutuses. Nüüd mõtle korra, pane üks kuningas paastuma. Mine ütle presidendi, võta üks paastupäev minu pärast. Sa arvad, mis vastus see saab? Sa ei saa löögilegi sinna. Nüüd teeme selle asja tänapäevaseks. Kas tead, kuidas see lugu näeks tänapäevas välja? Sa oled esmaspäev tööle, kirjutad lahkumisavalduse töölt ja selle uudise peale su ülemus võtab paastupäeva, sest ta mõtleb, äkki sa mõtled ümber. Sa oled nii oluline talle. Ma ei tea, milline stsenaarium sinu peas lahti läheb. Ja huvitav on see, et selle nii-öelda piltlikult öeldes Danieli ülemus me ei mõelnud nii, et lõpuks ometi ta kirjutab avalduse, ma saan lahti sellest mehest, vaid ta otsustas paastuda ja see räägib, millise mõjuga oli Daniel kuninga elus. Nii et paastumisel on kõiges selles väga tähtis roll. Ja ta koges ka ühte täiesti üleloomulikku muutust, kus Jumal tuli ja sulges selle lõvisuu ja ta tuli sealt muudetuna välja. Nii et see räägib sellest, et paastul on selline varjatud ja väga tugev mõju. Aga nüüd hüppame sisu sisse. Me vaatasime Danieli ja on hea küsida, aga milliseid lahendusi siis paastumine, neid taevased lahendusi annab meie ellu? Mina avastasin seda kõnet märkides veel ühe huvitava nüansi. Nüüd järgmine nädal on tulemas vabariigi 108. aastapäev ja minu arust meie vabariik väärib vähemalt ühe päeva paastumist. Selle vabariigi pärast. Kas tead miks? Nii palju on selliseid statistilisi numbreid, mis räägivad sellest, et selle, kui sümboolset keel kasutada, et selle mehikese tervis ei ole hea. Ükskõik kui ilusat udujuttu meile ajatakse. Kui sa vaatad neid statistilisi numbreid, see on need suitsiidid ja kõik muud numbred, mingid vastuvõetud veidrad seadused, kus riik räägib iseendale täiesti arusaamatut juttu. Ja muidugi ma saan aru ka nendest inimestest, et kui sa oled sellest süsteemist osa, siis sa pead rääkima ikka süsteemi juttu, muidu su töökoht ei alles. Aga minu arust see on täiesti mõttekoht meile kristlastele, et
et noh, kas riigi mõistes on vanake Eesti riik, aga et selle riigi pärast võiks ühe päeva küll paastuda, et mingid asjad hakkaks muutuma, mis ei ole üldse sõnaga ja vaimsete printsiipidega kooskõlas, et tekiks sidusus, sest minu arust, minu väide on, sa võid selle ümber lükata, meie ühiskonnas on tekkinud liiga palju neid inimesi, kes tajuvad, et riik töötab minu vastu, mitte poolt. Oled sa nõus sellega? Ja kui see läheb üle kriitilise piiri, siis võib osutuda tõeks, ma tean ka, et siin igasugused organid võivad pealt kuulata ja järel kuulata, aga ikkagi siin läheb tõeks see, et varsti meil ei ole, mida selle riigiga teha ja ma kardan, et seda ei taha mitte keegi sellist musta stsenaariumi, aga see on üks mõttekoht ja minu arust kristlastena meil on paastu läbi meelevald teatud asju muuta ja loomulikult, kuna Jumal ei ole aruande kohuslane, siis Jumal ei kanna ette niimoodi, et vaata, sina paastusid 1 päeva, 5 päeva ja see asi muutus. Aga kindel on see, et muutused on reaalsed. Nüüd, see selleks. Aga mis lahendusi siis paastumise annab, et sa võiks mõelda, et selle kiriku paastuaja sees ma oleks motiveeritud loobuma teatud asjadest, minema ihulikult läbi sellest valulisest protsessist, kus su mürgid ärkavad ellu ja meeled ärkavad ellu ja sa mõtled, vau, ma ei teadnud, kui seotud ma olen. Aga vaadates Danielile on mõned kindlad asjad. Esiteks, Daniel olles inimene, kes paastus regulaarselt, tema sees oli üks vaimulik tugevus. Temal ei olnud depressiooni. Kui sina oleks talt intervjuu võtnud, et Daniel, millal sa viimati depressioonis oled, siis ta vaataks ette, tulnukas oled või? Mis depressioon? Mul on siin sisemine tugevus, ma olen sisemiselt täidetud ja see on see, mis tema elus selle paastumise tulemusena tuli esile. Üks sisemine vaimulik tugevus. Ja kui sa vaatad Danieli lugu, sa loed seda pärast Vanast Testamendis Piiblis üle, siis sa märkad, et tal oli lahendused kuninga jaoks, kui teistel jooksis piltlikult öeldes juhe kokku ja kui kuningas ütles, et kuulge, kui te seda minu unenägu ära ei seleta, siis kõik need targad ja ennustajad, mida on ka meil parasjagu, jäävad peaaegu lühemaks. No kujuta ette, kui see täna tuleks, kui palju ennustajaid jääks meil järgi. Ja kui palju jääks järgi neid, kes teavad asju päriselt Jumala käest. Sihukest udujuttu võib ikka ajada, aga kui asi tõsiseks, päris asjaks läheb. Ja Danielil oli lahendus muidugi Jumala käest. Ta ei ütelnud, et mina oma tarkusega lahendasin, aga ta ütles, et Jumal ilmutas. Aga see paast oli ettevalmistus selleks, et ta sai selle vastu võtta. Nii et sellel oli oma roll. Teine asi, mida Daniel kandis endaga, oli üks vaimulik nälg. Sa küsid, mis loom see sihuke on? See on me kõik toitume millegist, nii info mõttes kui füüsilises, aga vaimset mõttes. Ja mõtle Danielile, tal oli võimalus toituda näiteks väga hästi. Kujuta ette, iga päev sul on kaetud Rootsi laud, parimas võtmes. Mina mäletan Rootsi kruiisi aegadest, et mis juhtub inimestega, kes satuvad laevale, kus on Rootsi laud. Kas sa mäletad? On sul mingi seiklus sellega? Minu seiklus on see, et enamus söövad üle, sest valik on rikkalik. Piiramatu ja ülimaitsev suitsulõhe, kes on käinud, mäletab, ma ei tea, mis nad sinna panevad, ega see on ekstra hea seal. Ja muidugi siia juurde see eestlaslik aspekt veel, no ma olen maksnud selle eest, just tuleb täiega võtta, nalja teed. Kui me sääraselt läheneme elule, siis me läheme balansist välja. Daniel säilitas selle vaimse nälja Jumala suhtes, sest ta paastus. Ja vaata, kui sina jätad selle oma elust välja, siis pole ime, et mingid muud isud ja himud võtavad sind üle ja tagasi vaadates sa ütled, et ma küll ei mõelnud, et mu elu peaks siukseks minema. Paastumine on see, mis tõmbab teatud pidurid lahti ja teeb ka vaimses mõttes uksed Jumalale lahti. Mis toob meid järgmise punkti juurde. Daniel paastus teadlikult, et säilitada vaimne positsioon. Ja see on väljakutse. Kas sa tead, kui sa oled Jumala laps, iga Jumala laps on asetatud teatud vaimuliku positsiooni ja nüüd meil on võimalus jääda sellesse vaimses mõttes või kaotada tõe.
kuidas see Danieli puhul avaldus? Daniel, mõtle, kui ta oli peale kuningat väga kõval positsioonil, me kohe tänases kontekstis ei oska sellist tiitlit anda, ta oli ikkagi kuningas arvestas ja see ei olnud kuningas mitte ühe kuningriigi üle, vaid seal oli kohe terve, ütleks nii, et pool maakera alistus sellele mehele, Darjaves oli ta nimi, ma ajaloost nüüd ei vaadanud, kui suur see kuningriik oli, aga kujuta ette, 120 asehaldurit, sa võid kujutada ette, milline impeerium see oli. Lihtsalt kujuta, sul on 120 alluvat, kes kannavad ette iga päev kuningriigi asju, see on meeletu. Aga nüüd, Daniel oleks võinud tekitama nagu identiteeti sellega, et ma lasen uhked riided teha, endale tiitel panna, sest ma olen ikkagi kuninga kõrval ja teatud tegelane, aga huvitav on see, et Daniel, ta hoidis oma vaimset positsiooni ja ta säilitas selle, et tema sõna maksis kui nii kuninga kui ka vaimses maailmas. Kas sa oled märganud, kui küsida sinult, kas sinu sõna maksab vaimses maailmas? Kui sa ütled, ei tea täpselt, siis see on mõttekoht. Paastumine on viis, mis tekitab selle meelevalla, sest asjad lähevad õigesse järjekorda. Huvitav on ka see, et kui sa vaatad Danieli lugu, siis see paastumine andis Danielile taipu juurde. Ja minu küsimus on, miks mitte ise seda katsetada? Et kas siis annab, kas siis on nii, et kui ma lähen teatud loobumise ja paastu protsessist läbi, et mul tekib arusaamist juurde. Täna teadlased oskavad seda keerulisemalt ka seletada, mis siin ajus toimub kõik selle, aga siin on lihtsalt nii lihtsalt öeldud, et Jumal andis taipu juurde. Täna lihtsalt teadlased võtavad selle pulkadeks ja seal neurotransmitterid ja kõik sellised keerulised asjad, mida võib-olla tavainimesel läheb üle. Aga lihtsalt ühe sõnaga on see lihtsalt öeldud. Nüüd, paastumisel on ka selline roll, kus kui me lähme oma elu keerulistest olukordadest läbi, siis Danieli puhul oli see, et ta ei hoidnud mitte kinni ei oma ametist ega oma elust, vaid ta hoidis kinni Jumalast ja mõtle, millise vaimse võidu ta sai koos kogemusega lõviaugus. Milline võit ja milline lugu pärast rääkida, millest koos Jumalaga läbi läks, aga see ei sündinud lihtsalt selle tõttu, et ta elas mugavat elu, vaid ta elas ühte vaimset elu, võttes aega selleks paastumiseks. Järgmine, mida mina tooks esile, on see, et Daniel mõistis seda meelevalda õiges võtmes. Kõige lihtsam näide, mida mina ütleks sellega, et selle meelevallaga vahest minnakse äärmusse, näiteks Jeesus ütles selgelt, et tema omad ajavad kurja vaimu välja, aga see keeruline koht on see, et kui see valesti mõista, siis mina ei näe ühtegi põhjust, miks peaks teemoni peale karjuma. Tal ei ole vilets kõrvakuulmine, ta ei käi arsti juures, et vanusega kaotas kõrvakuulmist, siis pead jubedalt karjuma teemoni peale, et ta inimesest välja läheks. Ei, see on see lihtsalt inimlik külg. Kui sa paastud, siis sa tead, sul on meelevald, sa ütled ühe sõna vaikse häälega, ta läheb sinna, kus ta minema peab ja ei ole vaja mingit röökimist, võib-olla emotsionaalset, keda aitab, aga vaimne taust on see, et see ei anna meelevallas mitte grammigi juurde. Ja kusjuures see on väga paljude, ma ütleks, pastorite tunnistus ka, kes on praktiseerivad seda, ütlevad, et kui ma olin noor ja roheline, siis ma karjusin, kasvasin vaimulikult, sain aru, et teemonid ei kaota kõrvakuulmist, ei ole vaja karjuda ja nii mõnigi jääb tegemata asi siis. Järgmine, mida paas teeb, on see, nii mõnigi rumalus jääks tegemata sinu ja minu elus, kui me paastuks. Toon lihtsa näite, ilma nimedeta, aga üks inimene saatis alles hiljaaegu teatud pastoritele ühe sellise kummalise sõnumi ja selle läbi pani ennast väga täbarasse olukorda. Ja kui ta oleks võtnud ühe päeva paastu, et enne kui ma selle ära saadan, ma mõtlen, kas seda tasub teha. Ma kardan, et ta ei oleks seda teinud. Aga kuna ta ei teinud seda, vaid tegi emotsionaalsusest lähtuvalt, siis vaata on asju, mida sa ei saa, elu sa ei saa, et keeran filmilindid tagasi, kustutame ära, seda ei ole olnud, jama on tehtud ja mida sa nüüd teed? Mina leian, et paastumis protsessis olleks nii mõnigi
ja võiks öelda, suur rumalus jääb tegemata, sest sa paastud ja sul on üks meelevald ka enda sees teatud asju pidurit panna. Oled sa kogenud seda? Daniel teadis selle paastumise protsessis olles ka seda, et Jumal on temaga, üks sisemine kindlus tuli sisse. Ja vaata, seda me vajame kõik. On suur vahe, kas sa arvad, et Jumal on sinuga või sa tead, et Jumal on sinuga. See on täiesti erinev vahe. Ja Jumala sõna pakub seda arusaamist, et sa võid teada, et Jumal on sinuga ka siis, kui kohe kõik ei muutu. Aga sa tead, et tema on sinuga. Paastumise läbi me astume täiesti teistsugusele vaimsele tasandile, sest me liha hääl jääb vaiksemaks või täitsa tasa. Ma loodan, et sa tead oma elus, mida liha tahab. Süüa, juua, rohkem mõnu, kõik see. Ja ometigi, kui sa vaatad inimesi, kes elavad selliselt, nad ei ole ju õnnelikud. Mina küll ei ole näinud. Kui sa tead, võid pärast mulle mõne nime öelda, tahaks teada, kas see päriselt ka nii on, aga vaimne reaalsus on see, et ei ole. Ja selle paastumise läbi me astume sellele teistsugusele vaimsele tasandile. Ja võib-olla viimane, mida mina selles kontekstis esile tooks, on see, et paastumine teeb vaimses mõttes õhu puhtaks. Sest tihti me käime nii, et otse, kui meil on kate nagu silme ees, me peaks nägema, aga me ei näe. Ja mina tooks sellise autode kontekstis sellise näite. Kui sul on vanem auto olnud, mis on turboga, kas sa tead, kui sa vajutad ohtralt gaasi, siis torud lähevad puhtaks ja sa ei taha olla selle auto taha. Ma mäletan, ma sõitsin ühe vanema diisliga, ma vajutasin korra gaasi, sealt oli selline tahmapilv, et järgmine vahetas kohe rida, ma ei tea, kas ta sai sellest kõik osa või saanud, aga see on see reaalsus, aga vaata, paas teeb midagi meie vaimsete kanalitega. Ükskõik on see, kas see, näiteks sul on tohutu armastuse puudus. Peale paastumist sa koged Jumala armastust täiesti teistsugusel tasandil. Sa avastad, ahaa, see on olemas. Aga on suur vahe, kas ma räägin sulle sellest, et see on olemas, või sa koged seda ja see teeb sinuga midagi. Jumal on seda nii mõelnud. Nii et see on see koht, kus seda proovida ja katsetada. Ja lõppeks Daniel minnes läbi sellisest paastu protsessist ja see oli ainult mitte ühekordne, aga stabiilne tema elus. Jumal sai austatud Daniel läbi ja seda ei oleks sündinud, kui Daniel poleks selleks valmis olnud. Ja kuula, mida lõppeks see kuningas tunnistab. Kui Jumal on sulgenud lõvi suu ja Daniel on sealt tervena välja tulnud, siis ta ütleb niimoodi. Kuningas ütleb, minu poolt on antud käsk, et kogu kuningriigi võimupiirkonnas tuleb karta Danieli Jumalat, sest tema on elav Jumal ja püsib igavesti. Tema kuningriik ei hukku ja tema valitsus ei lõppe. Ta hakkas profeteerima äkki, kujuta ette. Me võiks öelda, ilmalik kuningas hakkab profeteerima äkki. Tema päästab ja vabastab. Tema teeb tunnustähti ja imesid taevas ja maa peal tema, kes päästis Danieli lõvide küüsist. Armas sõber, ma kutsun sellel, võib-olla sinu jaoks mitte väga tuntud sellise kiriku paastu ajal, aga ma kutsun sind kaasa tulema paastu ajaga kaasa, sulle sobivas võtmes. Ma ütle, et ma ikkagi mainin ära, üks tuntud jumalamees Rein Uuemõis läks igavikku ja kolmapäeval oli tema matus. Ma mäletan ühes kõnes Toompea koguses, ta ütles nii, et tema paastus 40 päeva ja siis Jumal ütles talle, et lõpeta see näljastreik ära. Ma mõtlen, okei, väga huvitav. Nii et sa küsid, mis see mõte on, ja samas on inimesi, kes on 40 päeva paastud, nagu Märt Vähi ja mõned veel. Et küsimus ei ole pikkuses, mis on point, vaid selles, et su süda ja meelsus on õige. Sa lähed kaasa sulle sobivas mõtmes ja miks mitte Jumalaga nõu pidada? Jumal, kui palju ma peaks paastuma, millisel viisil? Sest tema teab sinu olemist ja su tervise olukorda paremini kui ükski doktor. Aga võtta osa, sest selle läbi sa saad osa jälle taevastest lahendustest, mida Jumal on valmis pannud sinu jaoks, paastumise läbi. Ja ma mõtlen, mis kõik juhtub koguduse keskel, kes on häälestatud selliselt. Nii et head
paastuaja algus sinule. Meie näiteks perena peame vabariigi aastapäeva peo täna ära, sest järgmist nädalast ma olen paastule. Väga praktiline. Sa võid ise mõelda, kuidas sina oma võtmes seda teed, aga ma tahaks öelda veel see, võta kaasa see, paastumine ei ole mitte karistus, vaid tee vabadusse. Tee, kus äkitselt taevased lahendused tulevad sinu ellu ja siis sa saad innustust ja kui sa oled korra läbi teinud, siis sa tead, et ma tahan seda veel teha, sest sellel on selline jumalik mõju, sest see on jumalale meelepärane. Nii et kasutame, armsad, taevast antud lahendusi oma ellu. Tõuseme lõpupalveks. Isa taevas, me oleme astunud sellesse kiriklikku paastuaega, millel on oma mõte ja oma viis ja kuigi me vabakogudusena üldiselt järgi seda, siis see aasta on teistmoodi. Me kuuletume. Vähemalt ma palun, et sinu püha vaim otsustaks ja õhutaks kuuletuma neid, kes tulevad sellega kaasa ja saama neid taevalahendusi oma eludesse või miks mitte koguduse ellu või miks mitte Eestimaa kontekstis, sest sa oled kõnelenud võimsad asju meie maa ja rahva kohta. Ja ma usun, et paastul on sellel oluline roll ja õhuta üles ja las need lahendused tulla ja las pimeduse teod saada ära rikutud, tühistatud, kui keegi on sisemiselt lootusetuses. Las ta haarata otsa kui põlevast tõrvikust kinni ja ütle, et ma selle läbi astun valgusse, selle läbi ma saan osa sellest armust, mida Jumal on mulle valmistanud, ma usun, et see on minu jaoks. Ja kinnita neid, kellele see selline läkitus on väga isiklik. Ja ma tänan, et see kannab ühte jumalikku vilja, las Jumal sinu õnnistus olla ka nende üle, kes seda hiljem järel vaatavad. Las su sõna ja su vaim puudutada neid ja me anname au, õieti mina annan au kõige sellest sulle. Aitäh, issand. Aamen. Täname Jumalat.